Tervist! Tervitus! Täna on meil uus videosaade, mille nimi on Parlamendi GP. GP on Grand Prix, samas on see Grünthal ja Puustus. ja selle mõte on nüüd hoopis midagi muud. Te kõik head inimesed olete tähele pannud seda, et meil on väga palju uudiseid, kus räägitakse parlamendi tööst ja räägitakse alati tagantjärgi. Et mis parlamendis toimus. Esmaspäev toimus see, teisipäeval toimus see ja kolmapäeval nad rääkisid seda. Ja siis kõik kuulab, mis ikkagi toimus. Aga meie oleme targemad. Me ei räägi mitte sellest tagantjärgi, mis toimus. Me ei ole tagantjärgi targad. Meie head inimesed räägime teile seda, mis hakkab alles toimuma. Ehk siis, nagu te teate, parlament on rahval avatud. Teil on võimalik tulla, siia vaatama, kuulama, aga te teaksite, kas tasub tulla ja millal tasub tulla, seda me siis teile nüüd rääkima hakkamegi. Põhimõtteliselt on tegemist ju ka sellise huvitava formaadiga, mida võib nimetada ka homsed uudised. Ja homsed uudised hakkavad siis jooksma meil, ma loodan, iga nädala lõpus, kui toimub eelnevad siis ka Riigikogu istung. Homsed uudised me kajastame lühidalt siis ka Riigikogu täiskogu istungjärgu päevade kaupa, kuna punkte on palju, siis me kõike arutada ei jõua, küll aga teeme oma valiku lihtsalt suvaliselt. Ja kusjuures arvestame sellega, et parlamendi GP-s on stardirajale asunud 5 võistkonda. Konservatiivid, isamaalased, reformierakondlased, keskerakondlased ja sotsid. Ja kõik see 5 meeskonda stardivad esmaspäeval siis rõõmdalt oma poliitilise võidujooksuga, mis siis veab välja kuni 4 päevani. Sest tavaliselt reedeti on meil vabad. Ja sellepärast alustamegi pihta võib-olla ka üldistemate teadetega, üldisemate instruktsioonidega, mis aitavad teil siis head inimesed, head valijad tulla vaatama, mida meie seal parlamendis ja kuidas me seal parlamendis seda teeme. Aga kõigepealt me läheme esmaspäeva peale ja esmaspäeva eripära on see, et esmaspäeval tegelikult istungid suures saalis, selles parlamendisaalis või Riigikogu saalis toimuvad alates kella 3-st. Aga see ei tähenda muidugi seda, et me eelnevalt tööd ei tee. Siin on olemas koosolekud, siin on olemas komisjonide istungid erinevates, nii et kui nüüd keegi arvab, et me tuleme alles kell 3 tööle, hakkame siin nuppe vajutama. Ei, see on väga vale. Me alustame tööd juba väga varakult, 8:30 oleme raudselt majas juba. Jah, see on Kallel õigus. Oleme majas ja seal toimuvad fraktsiooni koosolekud, erinevad nõupidamised, komisjonid ja peale seda, kui see triangel kõik läbi läinud ja kõik on piisavalt väsinud, siis minnakse kell 3 saali, suurde saali. Ja me oleme omavahel kokku leppinud ka parlamendis selle, et me esmaspäeviti seepärast reeglina ei käsitle mitte niivõrd seadusloomega, ei tegele, seadusi ei vaata, vaid me tegeleme järelpärimiste ja küsimiste ja uurimistega, see, milleks siis meie parlamendisaadikud nagu ka oleme paika pandud. Nii näiteks sellel esmaspäeval, mis tuleb. Muidugi, hea Paul, ma tahaksin sulle öelda, mitte sulle öelda, vaid rahvale öelda sinu jutu täpsustuseks, et esmaspäeva mahub veel ka selline väga huvitav formaat nagu vaba mikrofon. Ehk siis iga riigikogulane saab minna pulti ja rääkida sellest, mis talle kõige rohkem südamelähedane on. Kas siis kiruda valitsust, tuua välja mingi tõsine probleem, aga selline võimalus on olemas ja kui ma nüüd õieti mäletan, kas oli 5 või 6 minutit, oli tal see kõneaeg, nii et see lõpetab esmaspäevase istungi päeva. Jah, Kallel on absoluutselt õigus, see vaba mikrofon on ja aeg-ajalt harva seda kasutatakse. Aga miks harva? Vaadake näiteks, kui nüüd see järgmine esmaspäev, mis meil tuleb, on meil esmaspäevasel päeval neid järelpärimisi kokku 7 tükki. Ja kell 3 hakkab siis istung, siis kujutage ette, kui seal see 7 järelpärimist on läbi, kus on siis meil netis peaminister, kus on sõjaminister, kus kaitseminister. On kaitseminister või mingi muu tegelinski on seal. Ja siis, kui te ära kiusatud 7 erineva küsimusega, kümnete järelpärimistega, siis võib juhtuda küll see, et kui see õhtune aeg on käes, siis vaba mikrofoni jaoks enam lihtsalt jõudu ei jagu. Aga see ei ole mitte reegel, tõepoolest aegad jagub. Aga ütleme, küsimus on ka selles, et arupärimiste lõppedes võib ju iga parlamendisaadik esineda ka kõnega ja nii-öelda saab oma rääkimise vajaduse ära teha. Muidugi mitte ainult vajaduse, vaid ka osundada nendele probleemidele, mis siis ütleme selle ministri suust tuli, mis tundub talle ebaõiglane, mis tundub talle vale,
võib ka väga harva, vahel ka kiita isegi ministrit. Ja aga nüüd läheme siis esmaspäevase päeva juurde. Meil on kõigepealt on letti toodud järjest nii minister Laanet kui ka hiljem peaminister Kallas. Ja seal on meie parlamentääride küsimuse all üks väga oluline küsimus. Nagu te näete praegu nüüd ekraani pealt. Sidepataljoni ülema käsk sõduritele 9. mail mitte vormi kanda oli ülepingutatud ja tänases olukorras sellist käsku rohkem andma ei peaks. Sidepataljoni ülem Priit Averkin andis käsu sõduritele 9. mail tänaval vormi mitte kanda. Enne oli ta oma staabiga nõu pidanud. Sidepataljoni kõrval asub sõjaväekalmistu, kus 9. mai tähistajad pühapäeval kogunesid. Oli näha see, et oli suur skandaal, mis oli seotud vormi riietuse kandmise keelamisega. Ja iga ennast austav riigikodanik, rääkimata ennast austavast parlamentäärist, Riigikogu liikmest, ei saa leppida olukorraga, kus ühe riigi, ennast väärika ja austava riigi sõjaväelased saavad keelu liikuda oma riigis ringi varjatud moel, ehk mitte kanda vormi. Ja see on, kuidas seda viisakalt öelda, see on Lömitamine, ma ei tea, kelle ees. Jah, ühesõnaga, selline situatsioon on meil Eestis aset leidnud. Ja võimalik, et varasematel aastatel seda tähele ei pandud, sest räägitakse, et ka varasematel aastatel olla seda olnud. Siis see aasta sattus ta väga märkimisväärse meedia tähelepanu alla. Ja sellest tulenes ka kõik see esmaspäevane järelpärimiste laviin, mis esitaks siis nii minister Laanetile kui ka Kaja Kallasele. Kas sa tahaksid seda küsimust kommenteerida? Ma kommenteeriks seda selliselt, et huvitav on see, et kõigepealt on esitatud arupärimine siis vormi kandmise keelamise kohta kaitseminister Kalle Laanetile. Ja selle arupärimise on teinud siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, sest meie arvates on, ütleme, selle vormi kandmise keelamine kaitseminister Kalle Laaneti poolt, kes nagu te teate on reformierakondlane. No mina ei saa aru, kas siis Eesti riigis ei ole enam nii palju julgust ja soovi näidata oma isamaalisusest, et keelatakse vormi kandmine. Kaitseminister keelab vormi kandmise. Muide, tegelikult on ka vahepeal tulnud ka Kalle Laanetit endad informatsioon, et see ei olnud tema korraldus, see oli sidepataljoni ülema enda väljamõeldis. Aga mis see tähendab? Kaitseminister on see, kes vastutab kogu selle krempli ees, mis tema alluvad teevad. Ja, see nüüd sul õige. Aga kuna meil on nii-öelda homsete uudiste rubriik ja sellel GP-l nende küsimuste all hakkavad poliitikud hirmsasti kimama, siis on teil huvitav vaatama tulla esmaspäeval kell 3 algavat istungid, kus siis seda arutatakse. Aga minu küsimus on nüüd teistmoodi natukene sulle, Kalle. Ennustame nüüd, et tuleb Kalle Laanet letti, tema kes küsitakse, miks Eesti sõdur ei või Eesti vormis ringi käia. Ja mis sa arvad, mida Kalle Laanet selle peale vastab? No minu arvamus on see, et ta tavapäraselt Reformierakonna valitsusega viilib vastutuses kõrvale, ütleb, et seda peate küsima sidepataljoni ülema käest, et mina ei ole sellist korraldust andnud ja nii edasi ja nii edasi. Põhimõtteliselt sellest vastuse kontekstis saan mina aru niimoodi, et meil on sõjaväes täielik anarhia tänu Reformierakonna valitsusele muidugi, kus liidrid ja juhid, kui on halb olukord, lähevad kapi taha peitu ja lükkavad siis, kuidas öeldakse, tankistid ette. Luba ma ennustan ka vastuseid. Mina arvan seda, et vastus tuleb, võib-olla mitte Laanetilt, võib-olla järgmiselt Kaja Kallaselt, aga vastus tuleb midagi sellist. Et selline mundri kandmise keeld, mis tuleneb sellest soovist, et meie ühiskonnas mitte tõsta pingeid, kuna teatud sotsiaalsetel kihtidel on sellel päeval, kui on 9. mai, Euroopa Liidu kodanikel näiteks võib-olla, on suurem õigus kui teistel, mitte Euroopa Liidu kodanikel võib-olla, siis on hea mitte neid solvata ja see mundri kandmise keeld on vastu võetud juba 20 aastat tagasi.
ei, ütleme niimoodi, et tõenäoliselt kui olid pronksiööd, et selle järgneval ajal võeti selline keeld vaikimisi vastu ja kuna seda keegi tähele ei pannud, siis sellest ajast peale on käinud siiamaani ja minister on seda aktsepteerinud ka käesoleval aastal. Pakub välja, et selline võimalus. No kuna sa libisesid nüüd kohe siis arupärimise juurde, kus vastajaks on siis Kaja Kallas. Ma ei nimeta tema ametit, kuna ma ütlesin, mu keel ei paindu. Aga tont sellega, minu selle keelega küsimus on praegu selles, ma olen, mitte mina, vaid ka sina oleme niivõrd palju oleme näinud ju, mismoodi ta vastab infotunnis arupärimistele, mismoodi ta vastab üleüldse tähendab mingist arupärimistele, siis on tema rahvaretne vastus. Miks te minu käest seda küsite? Küsige otse sellelt kaitseministrilt, küsige otse sidepataljonilt ja me oleme järjekordselt fakti ees, kus kõige kõrgem kohal presenteerib Kaja Kallas ei tea sellest sündmusest suurt mitte midagi. Ja sul on väga õige. Tähendab, see ilmselt on niimoodi, et kui minister Laanet vastab nii, et see on varasemast ajastunud, siis Kaja Kallase trafaretne vastus võiks olla midagi sellist, et tema ei sekku ministeeriumi tegevusse. Tema ei sekku teistesse valdkondadesse. Tähendab, et tema ei sekku. Et see on see asi. See ümmargune vastus, tema ei sekku. Aga tead sa, Paul, ma vaatasin praegu neid järjekorda. Kõigepealt esimene arupärimine vormi kandmise keelamise osas on siis kaitseminister Kalle Laanet ja järgneb siis Kaja Kallaseks. Tead, mul tekkis niisugune saatandik idee, et see järjekord on nüüd paika pandud selliselt, et kui Kalle Laanet vastab küsimused ära, siis Kaja Kallas sama kogu aeg kirjutab üles, mis ta vastab, et nende vastused klapiksid, et puhtalt välja tulla sellest asjast. See võib olla sul küll õige, et ongi niimoodi. Ai pagan, aga võtta, ma ei usu jälle, et see võib olla ka hoopis niimoodi, et neile nad on ühes valitsuses. Neil on oma kabinetistungid, nad on ühes kabinetis koos. Tähendab seda, et tegelikult see vastus on valmis kirjutatud, neil on mõlemad vastused ühesugused ees, nad kannavad selle ühtemoodi ette ja kui pärast rahvas rõdu pealt vaatab, siis ta märkab, ohoo, Kalle Laaneti lauseehitus ja sõnastus on täpselt sama, mis Kaja Kallasel. Aga siin, hea Paul, on mul muidugi juhin tähelepanu veel üle asjale. Need on need arupärimised, mis on kirjalikult esitletud, eks. Aga muidugi meil on ju Eesti Konservatiivi Rahvaerakonnas on ju jube geniaalsed mõtteteadlased, kes suudavad kokku küsida selliseid küsimusi, mida ei ole isegi terve praegune Reformierakonna valitsus ei suuda välja mõelda. Nii et sealt võib tulla sellist tõelist pärleid vastuste sealt võib tulla, meil on ajaga hädas, meil on ilmselt hädas. Ma lihtsalt tahan öelda, hea rahvas, et te tulete vaatama seda küsimuste vastuste vooru ja seda piikide ristamist, siis selle poliitilise etenduse kavas on esimesel vaatusel on loomulikult Laanet ja Kallas, aga pärast seda on ka järgmised küsimused, kus on ka veel nii Kallas kui ka ma vaatan Kersna on, Liina Kersna ja haridusseadusminister Liina Kersna on nii-öelda kolmandas vaatuses, nii et see lõbus etendus, poliitiline pamflett leiab aset pikalt ja 3 ministri toimetamisi tutvustavad. Tohib, Paul, vaata kui teatrietenduses on draama ja igasugused balletid ja asjad, balletti ei näe. Küll on aga see tragikomöödia ja täie raha eest. Jah, täpselt nii. Aga nüüd, hea kallis rahvas, on see, et me peame edasi minema teisipäeva peale. Erinevalt esmaspäevast, teisipäevane istung hakkab vara ja need inimesed, kes tahaksid tulla homsete uudiste kajastusena nüüd see vaatama teisipäevast etendust, siis teisipäevane etendus hakkab kell 10. Kell 10, jah, täpselt, kell 10. Ja seal on ka meil mitmeid huvitavaid etteastumisi. Muidugi niimoodi, et tegelikult teisipäeval on aeg suhteliselt piiratud, see ei ole lõpmatu, sellepärast et kell 10 hakkab suure saali istung, mida vaatama saate tulla, aga kella 2 hakkavad juba komisjonid, nii et tegelikult ta üle kella 2 ei kesta. See on suhteliselt väikene etendus ja seal me vaagime tõepoolest eelnõusid esimesel lugemisel, reeglina ka teisel lugemisel. Põhimõtteliselt tähendab nüüd lühidalt, meil loetakse Riigikogus seadusi 3 korda. Ja 3 korda sellepärast, et esimesel lugemisel tutvustatakse, millega tegemist on. Ja siis küsitakse, uuritakse, kaalutakse natuke asja, kombitakse maad
teisel korral loetakse juba siis, kui on tehtud parandusettepanekud, seadust on muudetud, parandatud, siis loetakse teist korda ja vaadatakse, kas saab selle asjaga edasi minna. Ja kolmandal korral, see kõige tähtsam, siis tullakse hääletama. Ja sellel teisipäeval meil ei ole mitte ühtegi sellist seaduseelnõud, kus vist oleks kolmas lugemine või... ei ole jah, esimesed, teised lugemised. Kõik on esimesed, teised lugemised, et põhimõtteliselt protsessi jälgimise mõttes on seda huvitav tulla vaatama, aga ta ei ole selles mõttes nii-öelda väga põhjapanev, ilmselt. Jah, ja kui nüüd minna natukene rohkem detailidesse, siis teisipäeval, siis 8. juunil meie homsed uudised võivad teatada, et peaks olema nüüd 9 päevakorrapunkti ja aga kuna aeg pressib peale, ega me siis ei jõua ju ka ja ma olen valinud välja, või sina valisid välja õigemini. Või meie valisime välja. Meie valisime välja. Sellise huvitava punkti päevakorrast, nagu on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse. Riigikogu põhiseaduskomisjon andis täna menetlusse eelnõu, mis lubab pärast kohalikke valimisi Euroopa Parlamendi saadikutel asuda tööle kohalike omavalitsuste volikogudesse. Komisjoni esimees, reformierakondlane Toomas Kivimägi ütleb, et uue korra järgi saavad eurosaadikud valimistel kandideerida ilma, et neid peibutuspardiks nimetataks. Kehtiv seadus lubab Riigikogu liikmel kuuluda kohaliku omavalitsuse volikokku ja 48 Riigikogu liiget on 2 rollis. Euroopa Parlamendi liige võib kandideerida kohalikel valimistel, kuid valla või linna volikokku kuuluda ei tohi. Ehk praeguse korra järgi tuleks 7 eurosaadikul valida Brüsseli või kohaliku volikogu vahel. Siis ütleme, maakeeli lahti öeldes Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse töös. Et sul, Paul, on kindlasti informatsioon ka selle kohta, et miks on see eelnõu esitatud ja kelle poolt? Ütleme niimoodi, et see, kes meie poliitilisse teatrisse tuleb ja kava vaatab, siis selle asja number on 389. Seda kava saab kätte ka sellised aadressid nagu www.riigikogu.ee, sealt saab seda kava vaadata, nii et 389 ja tegemist on 2 tooli seaduse laiendamisega. 3 tooli seaduseks. 3 tooli seadus, jah, täpselt 3 tooli seadus. Hakkame sellest pihta, et kõigepealt loomulikult konservatiivid on alati olnud seda meelt, et ei ole vaja tekitada mingit tõelist jama, kus inimene istub 1 tooli peal, 2 ja 3 tooli peal, 4 tooli peal, teenib 7 jumalat ja sellega mitte ühtegi korralikult. Ja see vaidlus oli pikk ja põhjalik, kui vaieldi omal ajal selle üle, et kas on õige, et Riigikogu liige võib olla ühtlasi ka kohaliku omavalitsuse volikogus või ta ei või olla. See vaieldi ära. Sinna jõuti lõpuks nii kaugele, et need, kes sellele meeldis või meeldinud, lõpuks ikkagi võeti vastu ja meil praegu kehtib 2 tooli seadus. Hoolimata sellest, et konservatiivile näiteks see sugugi ei meeldi. Aga see ei ole veel kõik. Seni hetkel, kuni meil ei ole veel jõudu seda seaduse loomes muudatust teha, et seda 2 tooli seadust katkestada, on nüüd tuldud välja mõttega, et me võiksime Riigikogust laiendada seda nii-öelda 3 tooli seaduseks, et kus ka Euroopa Parlamendi liikmed võiksid ühtlasi olla volikogude liikmed näiteks. Ja selline on selle seaduse põhimõtteline mõte. Minu meelest on tegemist äärmiselt sellise väga ebaloogilise menetlusega selles Riigikogu saalis. Te kõik näete kindlasti praegu, et Paul istub 1 tooli peal ja mina istun 1 tooli peal, et me täidame selle tooli täielikult ära. Aga kujutage ette, kui nüüd ütleme, Paul siit lükkab mind siit tooli pealt minema, siis ja tahab istuda 2 toolil korraga. Mis ta arvate, kas ta täidab selle tooli ära? Ei, tegelikult ta ei täida. Ütleme otse ära, üks kannikas on 1 tooli peal, teine teise peal. Aga korralikku istumist ei saa ta ka ise ka. Ja tegelikult see sama situatsioon on ka praegu selles 2 toolises seaduses see, et Riigikogu liige, kes on tulnud siia Riigikogusse, saab korralikult ja kvaliteetset ja põhjalikku tööd teha vaid siis, kui ta on nii-öelda ühes kohas paigal. Nüüd see 2 tooli seadus annab võimaluse siis osaleda ka siis kohaliku omavalitsuse volikogu töös, mis on muidugi ka mõnes mõttes võiks olla ka isegi vajalik, sellepärast et on vaja ka sellist nii-öelda raske kahurvägi tuua sinna kohalikku ellu. Hea sõber, aga mina tahaksin öelda nüüd seda. Las ma lõpetan ära, tähendab. Ta võiks olla hea asi, nagu ma ütlesin, aga ma tahan öelda seda, et tegelikult kannatab selles mõttes Riigikogu liikme töö ja ma olen ka veendunud selles,
et ka kohaliku omavalitsuse töös ei ole see asi nii kvaliteetne. Nõus, ma olen igati sinuga nõus ja vaata, mina lähtun sellisest väiksest mõttest, et kõigepealt on see, et kuna meil on põhiseadusega loodud selline riigimudel, kus kohalik omavalitsus ja nii-öelda keskvalitsus, föderatiivvalitsus on täiesti eemaldatud üksteisest ja ütleme, et riik ja kohalik omavalitsus on lahutatud põhiseaduse järgi. Põhimõtteliselt täielikult lahutatud, siis olukord, kus ütleme, keskvõimu esindajad on kohalikus võimus, see rikub nagu seda printsiipi oma olemusel. Mulle tundub näiteks see. Teiseks mulle tundub ka see, et miks me ei lase võimalikult suuremal rahva hulgal osaleda nii-öelda võimude töös ja miks meil on nii vähe inimesi, et üks inimene peab olema küll parlamendis ja ühtlasi ka kohalikus omavalitsuses. Kuulge, ei ole vaja. Meil on rohkem, las olla rohkem inimesi, kes on kohalikus omavalitsuses, need on ühed inimesed ja parlamendis teised inimesed. Kus juures? Sa ütlesid ka ühe asja veel, kvaliteedi küsimus, vaadake. Parlamendi töö on tegelikult palju keerukam kui suures saalis istumine. Me oleme seda korduvalt rääkinud, meil on olemas komisjoni, kus me oleme, meil on erinevad nõukogud olemas ja tegelikult on töö on pidevalt hõivatud selle tegemisega. Ega kohalikus omavalitsuses teistmoodi ole. Seal on samamoodi koosolekud, seal on ka komisjonid ja nüüd hüpata ühest kohast teise on päris keeruline, see võtab aega ja oleme ausad. Kui see Covidi periood oli, nüüd hakkab ta õnneks meil läbi saama, et siis oli veel kaugtöö ja bla 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 sinna juurde kuulub. Aga lõppkokkuvõttes, kuidas nüüd kujutame ette, kui inimene tormab Valka volikokku ja siis jälle parlamenti ja siis jälle Valka volikokku, siis jälle parlamenti ja nüüd nad tahavad teha seda, et ka Brüsselist hakkaksid niimoodi käima. Brüsselist Valka, Valgast Brüsselisse, Brüsselist Valka ja nii edasi. Et ma tahaks nüüd vahele öelda seda, et tegelikult see eelnõu, mis nüüd praegu menetlema hakatakse, on tegelikult oma olemuse täitmise osas täielikult võimatu. Ehk siis kuna Brüsselis minu teada, mis nad lõpevad need istungid neljapäeval ja ka kohalikus omavalitsuses on neljapäeval, siis on, ütleme, teoreetiliselt on väga raske jõuda selle kohaliku omavalitsuse istungi jaoks neljapäevaks, siis ütleme Eestisse. Me ju ei tea ka, milline on tegelikult on see, et selleks on meil Rail Balticut vaja. Vaata, Rail Balticu rong paneb poole tunniga. Kuule, kas sa oled ikka kaine? Poole tunniga Tallinnast Brüsselisse ja siis nagu jõuks käia. Poole tunniga jõuad Riiga. Tallinnast Valka, see on nüüd keeruline. Okei, Brüsselis poole tunniga läheb ära, eks ju. Brüsselis poole, see Rail Balticu on ka ikkagi mingi jama. Ta ei tööta niimoodi. Ma ütleks niimoodi, tähendab, et niikuinii sai rahvast aru, mis sa praegu ütlesid, aga küsimus on see, ütle, kuidas sa paigutad enda suurepärase atleetliku keha 3 tooli peale korraga istuma. Üks koht jääb tühjaks. Ei, kui kõvasti süüa. Võid ja putru, siis lähed nii suureks, et sa mahud 3 tooli peale. Mis tähendab tegelikult seda, Paul, et me peame sinna Europarlamenti valima hästi kogukad inimesed, kes suudavad täita siis 3 tooli korraga. Ja see ongi tõde. Kui me suudame Eesti rahva nii täis toita, nad kõik on nii kogukad, siis nad võivad olla korraga nii Brüsselis, kohalikus omavolikogus, volikogus kui ka parlamendis. Nii et seda seadust võib toetada. Juhul, kui te olete ennast paksuks söönud. Just. Ja mis siis meil veel? Ja tegelikult on meil veel paar põnevat asja. Aga... Meie aeg teeb armutut tööd ja siirdume ära kolmapäevasse päeva. Oi, vabandust, ma ei pannud aega üldse tähele. Meil on tõesti aega väga kitsas, aga meil on ka neljapäev veel ette vaja võtta. Aga, katsume kolmapäevaga ühele poole saada. Kolmapäevaga nüüd selline asi, et kolmapäevane istung hakkab meil kell 2. Tähendab seda jälle, hea rahvas, et ega see jälle ei tähenda, et me kella 8 siia tuleme, nagu Kalle ütles, vaid lihtsalt istungisaali me läheme kell 2, siis kui meil kõik muud asjad on läbi, komisjonid on muud sinna. Ma tahaks muidugi Pauli parandada, me läheme istungisaali kell 12 juba, sest siis nagu ütlevad praeguse valitsuse ministrid, algab vihkamise 2 tundi. Jaa, see on hästi põnev asi. Muideks, kindlasti tulge, kui te tahate korralikku poliitilist etendusena ja näha, kuidas tegelikult selle GP rajal sõidetakse parlamendis, siis tasub kell 12 tulla, sest 12 hakkab, nagu sa ütlesid, see on Orwelli raamatust võetud sõnu vihkamise tund, aga see on tõeline vihkamistund sellepärast, et kuidas opositsioon näitab selle oma viha koalitsiooni vastu ja koalitsioon opositsiooni vastu. See on kuna sa siin seda Grand Prix'd oled täna juba rääkinud, siis
tuua siis võrdlust vormeliga see GP, eks ju, ja siis ma ütleks niimoodi, et kui muidugi on hea vaadata vormelisõitu, kus masinad kihutab, filigraanselt läbivad kurve kõik on murdosa sekundi ja millimeetriga väljaarvest, aga vot see vihkamise 2 tundi, see on nüüd ütleme see koht, kus toimub stardirüselus tegelikult vormelimaailmas, kus põrgatakse ükse otsa, kummid lendavad, masinad sõttivad, mehed jooksevad, sõit peatatakse, vot see on nüüd see koht, mis on, ütleme, pärl selles Riigikogu töös just tavavaataja jaoks. Ja see võrdlus on väga hea, mis sa tõid. Ma ütleksin ka veel niimoodi, et okei, et see orwellikult esile toodud see vihkamise tund võib-olla ei olegi väga, see GP on parem, sellepärast, et seal on just niisugune asi, et seal on see GP kahtepidi, et kõigepealt on need inimesed, kes nuppe jõuavad kiiresti vajutada, kuna seal on piiratud see aeg ja küsida saavad need, kes on järjekorras ja ülem peavad hästi kiiresti nuppu vajutama. See on nüüd üks GP koht ja teine asi, need masinad, mis sa sõidavad, need on siis need, kes on selle infotunnis vastajate osas, nad peavad näitama, kui filigraansed nende rünnakutest põiklevad vasakule paremale, need kurve läbivad, nii et see infotund kell 12 on väärtuslik etendus. Tead sa, Paul, ma ikkagi natuke muudan praegu oma väljaütlemist, et tegemist muidugi ta võib olla ka vormeliga võrrelda, aga minu hinnangul meenutab see 2 tundi alates kella 12 kuni 2 rohkem romurallit, kus mõlgitakse plekk ja tahatakse haamritega need sirgeks pärast ja vot see on võimas vaata. Aga ühes asjas me peame hoiatama. Kui te tulete kolmapäevast etendust vaatama, siis see kell 12 see GP osa muidugi huvitav ja põnev. Aga edasi järgneb istung suures saalis sellisel moel, see on siis kell 2, kus hakatakse tegelema seadusloomega ja kolmapäev on selles mõttes väga eriline päev, et see on ainukene päev, kus parlamendis on kodukorra seaduse kohaselt võimalik minna piiritult edasi. Ehk siis tähendab seda, et ei ole harvad need juhtumid, kus kolmapäevased päevad ei lõppe mitte kell 5, kell 6, kell 8, kell 9, öösel, kell 2, kell 3, kell 4, palun. Võib lõppeda. Nii et te peate olema valmis. Ma pean, Paul, sind parandama. Nad võivad minna järgmise hommiku kella 10 välja ja minnakse jutiga edasi. Vot selline on võimalused teha parlamentaarset tööd. Aga võimalik ka see on oma ette nauditav tulla ja see kannatus läbi teha. Et siis te teate, kui raske ja kui võimatu on tegelikult siin parlamendis paksuks süüa, nii et sa 3 tooli ära mahuksid. Lihtsalt ei ole võimalik. Ja muideks, see kolmapäev võib see ka tõsiselt aset leida sellepärast, et kolmapäeval tuleb meil arutusele selline seaduse eelnõu, mis kannab numbrit 66. Esimene number ei olnud 6. Esimene oli 366. See on number 366. On see, mida plaanitakse arutelule võtta. Me ütleme niimoodi ausalt, et ega ma veel päris kindel ei ole, et kas see arutelule jõuab. Siin on väga mitmeid võimalusi veel, aga praegusel hetkel ta kavas on. Ja see 366 see on Vabariigi Valitsuse algatatud. Kas see 66 oli saatana mingi sümbol? Ja 666 on saatana. Aga ma ütlen, et tegelikult see eelnõu ongi pooleldi saatanlik, aga eelnõu, mis kannab nimetust 366 ja numbrit ja nimetuse isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvat teiste seaduste muutmise seadus. Vot see oli lühikene seadus. See on niisugune kole asi, kus me tegelikult ütleme siin pool tundi tagasi tulime praegu sealt samast põhiseaduskomisjonist, kus me arutasime seda asja ja see on nüüd järgmine politseiriigi ja ma ütleks isegi üle euroopalise politseiriigi seadus. Seal kujutat ette tahetakse õisatel ettekäänetel, nii nagu alati Euroopa Liit annab suunised ja juhised, et me teeme sellise eelnõu, või tähendab sellise andmebaasi, kuhu siis koondatakse siis inimeste biomeetrilised andmed, sõrmejäljed, näpujäljed, isegi silmavikerkesta jäljendid ja et sellega me hoiame kuritegevust ära, et kui inimene paneb toime midagi, kohe on teada. Aga kujutage ette, sellesse andmebaasi tahetakse lisada tegevväelased, politseitöötajad, eridemineerijad, et saada nende kohta kõik andmed kätte. Öelge mulle, kas siis Eesti riigis on siis olukord selline, et politseitöötajad on vaja kahtluse alla seada. Ja minu meelest kõige hullem lugu on veel see, et
tegelikult meil seda seadust absoluutselt vaja ei olegi, sest meil on ju kõik isikud on teada täpselt ja kindlaks tehtud. Vaadake, huvitav on see, et juba saate algul rääkisime George Orwellist. Tema romaanis, mitte romaan, vaid teoses 1984 mainitakse saatana märki 666, mis otsa ette lüüakse, et iga inimene märgistatud oleks. Selle eelnõu number on 366, mis on peaaegu sarnane, aga selle oma olemuses ta tähendabki, et lüüaksegi märk otsa ette. Ja mille üle me siin kõvasti vaidleme ja mille vastu ka on konservatiivide erakond väga tugevasti olnud, on see, et meil on mitu setu andmebaasi juba olemas. Ja me ei tegele sellega, et neid olemasolevad andmebaase pelgalt korrastada, vaid selleks, et meil oleks turvalisem ja parem, me teeme veel ühe andmebaasi juurde, veel ühe vägeva andmebaasi ja veel 14 miljoni eest teeme selle juurde, et andmebaaside otsas oleks veel üks andmebaas ja veel üks andmebaas ja me arvame, et siis saab see olema turvaline ja hea. Tegelikult on nüüd ainukene hetkel on vist Eesti Konservatiivne Erakond on, kes praegu meie Pauliga ja Kert Kingo, kes oli siis Eesti Konservatiivse Erakonna poolt kaitsmas EKRE esitatud muudatusettepanekud, minul oli ka seal mõned selle tehtud, et me tegime kokku 100... Kokku oli neid 135. 135 ja siis ütleme praegune valitsus Reformierakonnast, et vähendada meie võimalusi nii-öelda poliitilise oportunismi peale, hakkas need koondama, nii et esimene märk selles osas, et seda üritatakse täie rauaga läbi suruda, oli juba täna olemas. Aga mis on küsimus? Et kes tahab tulla siis jälgima seda nii-öelda pikka ööistungit, siis see tähendab seda, et praegu on EKRE esitanud 72 muudatusettepanekut. Tegelikult ma Kalle varandan, tegelikult meil oli ikka 135 juba nüüd oli, aga need liidet niimoodi, et neist jäi alles see 70. Aga meil on muidugi kavatsus vaidlustada nüüd Riigikogu juhatuses selle istungi läbiviimine, sest meie hinnangul rikuti räigelt komisjoni töökorra läbiviimise reegleid. Aga no see võib olla tulevik, sellest ei oska öelda. Aga miks me seda räägime? Selge on see, Paul, kas ma räägin saladuse välja või? No ütle välja. Saladusi meil ei ole rahva ees kunagi saladusi. Me 10 minutit iga eelnõu läbi hääletamine, mis tähendab, kui me muudatusettepanekut hakatakse seal arutama, mis see tähendab, meil on praegusel hetkel 72 muudatus, 10 minutit vaheaega, see teeb siis 720 minutit. Iga ettepanek veel paar minutit juurde. No, aga meil on arutelu ka veel. Jagame ta nüüd, ütleme siis tundidega 60-ga, see teeb vist 12 või 13 tundi kuskil, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt me selle punkti osas, kui me ainult pelgalt muudatusettepanekuid hääletame, meil läheb 12 tundi aega. Muideks, üks hea asi on teile ka, head vaatajad, kes te tulete seda teatrit jälgima või seda GP võistlust vaatama, et kuna tegemist on 3. punktiga, punkte meil kokku selle päeval 12, siis te näete ühe tõenäoliselt õnnestub teil ära näha ühte elavat obstruktsiooni. Vaata, sõna obstruktsioon on väga palju kasutatud viimasel ajal. Te näete selle reaalselt ära. Kas me siin piirdume 2 tunniga või 12 tunniga selle 3. punkti juures, seda siis näitab aeg. Aga me ei saa enam rohkem selline pidama jääda, me peame edasi minema, sest meil on tegelikult aeg täiesti läbi, meil enam üldse aega, aga meil on veel üks päev ees ja ma tahaks kiiresti selle asja kokku võtta. Ma ütlen teile head inimesed ära, et neljapäevased päevad, nüüd me läheme 4 päeva juurde, igaks juks. Et 4 päevad on meil reeglina, ütleme, suhteliselt lihtsad, et siis me, kui vähegi võimalik on, ja see 3. päev võimaldab, siis 4 päeval me enam eraldi seaduse eelnõudega veel ei tegele, vaid need lähevad siis järgmisse nädalasse, aga tollel päeval me kasutame selleks ära, et viia läbi riigi jaoks oluliste küsimuste arutelusid. Need on kuulsad OTRK-d. Olulise tähtsusega riiklik küsimus. Mis on nende OTRK-de puhul hea ja mis on halb? Hea on see, et see toob ette mingisuguse, vähemalt teatud poliitilise jõu poolt arvatava olulise probleemi, mida me arutama peaksime ja seda siis on võib-olla ajakirjanikel jälgida ja ka teil head inimesed, kes te tulete Riigikokku seda jälgida. Halb on see, et me arutame selle seal ära,
aga ühtegi seaduslikku otsust sel teemal vastu ei võeta. Ehk ta on selles mõttes üsna tühi asi. Ja kui meil on praegu hetkel ka Riigikogus kaalumisel Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmine, siis ka see OTRK küsimus sinna tõusetub, et kui mõttekas on selline vorm, kus me midagi vestleme ja mille tulemusel mitte mingit otsustust ega ka isegi resolutsiooni vastu ei võeta. Ja siis ongi nüüd nii, et tulevad mingid poliitilised jõud, kes toovad välja omaenda poliitilised jutupunktid, mis ei pruugi üldse olla huvitavad ja võib-olla isegi natukene naljakad. Aga minnes nüüd ütleme siis ikkagi neljapäevase päeva juurde, sest Paul läks käima ja paneks veel sama asja, mis on kahtlemata väga huvitav, ma üldse ei halvusta seda, aga kuna me täna räägime ikkagi sellest istungi järgust, mis toimub siis järgmine nädal, siis selle olulise riikliku tähtsusega küsimuse on väga huvitav teema, mida on sotsiaaldemokraadid tõstnud üles. Ebavõrdsus Eestis, kas vaesus saab välja kärpida? No vot, see on üks kõva sõna, aga mul on väga kurb ja tunne, et tänu sellele, et meil on 12 päevakorrapunkti, kahjuks ei ole võimalik vist sellel neljapäeval 10. juunil seda küsimust kohe kuidagi arutada, aga ärge muretsege, see jookseb edasi järgmisesse nädalasse ja kõik need asjad, mis muidu jäävad menetlemata, jooksevad jälle järgmisesse nädala, nii et täpselt nii, ma tahtsin ka öelda, et ükstapuha, kas meil õnnestub ja kas teil õnnestub neljapäeval kuulata seda asja, mida nimetatakse ebavõrdsuse Eestist välja kärpimiseks. Kas teil õnnestub seda etendusosa vaadata või ei õnnestu, seda näitab aeg, kui õnnestub, siis õnnestub, kui ei õnnestu, siis ei õnnestu, aga õnnestub Paul. Ma nii palju ütlen ära, kuna aeg on täiesti läbi ja me oleme täiesti külili, siis ma lihtsalt tahan selle viimase punkti juures öelda ära, et kes selles etenduses osalevad. Niisiis, ebavõrdsus Eestis, kas vaesus saab välja kärpida, mille on algatanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, seal siis on ettekandjateks majandusanalüütik Madis Aaben, mõttega Praxis programmijuht Mari-Liis Sepper, loovettevõtluse teadur Andres Rõigas ja Riigikogu liige Riina Sikkut. Ja head inimesed, tänaseks oleme sellega lõpetanud ja me kohtume, kui Jumal ja Allah annab järgmine nädal. Aitäh! Ja minu poolt saame näha, kas homsed uudised pidasid paika või ei pidanud. Nägemist! Nägemist!